Eelmine video jäi pooleli koha peal, kus näitasin sulle veel lisaks mõningaid lõdvestusharjutusi. Jäin pooleli siis puusaringide juures. Nii et puusaringi samamoodi võid teha sellised sügavaid puusaringi ühele poole ning teisele poole. Ma soovitan üks vähemalt 10-20 tükki teha, siis on hästi küll. Lisaks puusaringidele siis järgmised jalad ehk siis põlved, põlveringi. Paned jalad kokku, käed põlvede peale ja põlveringid. Ühtepidi ja teistpidi. Ja siis veel päkad, hüppeliigesed see osa, paned head päkaringid, jalg niimoodi varbaga vastu maad ja ringid ühtepidi ja teistpidi. Jalg on sulle 2, siis teed teise jalaga sama asja läbi, päkaringid ühtepidi ja teistpidi. Kui tunned endiselt veel ebamugavast pinget kehas, siis võid veel ennast natuke mudida, masseerida, et kõik suuremad lihased, siin biceps, triceps, ise masseerid, mudid läbi, raputad neid niimoodi teiselt poolt. Lõdestused. Õlaraputused, käed raputad läbi. Samamoodi jalad näiteks, kui on mingi jälle äär, kuhu peale panna jalg, voodi äär, tooli äär, paned jala peale, jätad täiesti lõdvalt ja siis raputad suuremad lihased läbi, jala hästi lõdva, säärevari raputad läbi. Teed seda samamoodi teise jalaga. Ja siis üleüldine sükene raputus. Tuvarida samamoodi, paari korrad späkki iseendale. Ja sellest peaks nüüd küll piisama sulle, et trennist kogunud piimhapped välja saada kehast, et lihased ilusti pehmeks ja mõnusaks venitada ja mudida ning liigesed samamoodi. Kui veel oled ilmul, et äkki trenn väga-väga raske, et kardad järgmisel päeval valu, siis kui sul on kodus saun, siis soovitan sauna minna või võtta kuuma duši, et see aitab ka. Nii, nüüd oleme käinud 3 põhilist trenni osa siis läbi. Tegime esimeses videos soojenduse, teises videos kerge treeningu ja nüüd cool-downi, lõdvestusharjutused. Et sellest peaks sulle üheks korralikuks trenniks piisama küll. Et see alustuseks korralik trenn, pool tundi on väga-väga hea. 10 minutit soojendust, 10 minutit trenni ennast ja umbes 10 minutit lõdvestust. Et sellest sulle algusest täiesti piisab. Need lõdvestusharjutusi on kindlasti YouTube'is veel leida, kui on sul huvi, siis võid otsida. Panen selle sama YouTube'i video lingiga siia veel kommentaaridesse pärast. Ja minu trennivideod jätkuvad järgmine nädal uue trenniliigiga, milleks on HEAT. Aga sellest, mida HEAT täpsemalt tähendab, räägime juba järgmisel nädalal. Seniks, tšau ja head trenni!